Jaanika, tundub, et peagi saabuv valentinipäev on Eestis pigem lastepüha. Mida sina sel perioodil lastega koos teha soovitad? Näiteks kas või õpetajatel, kes vajavad pidevalt uusi ideid? Näiteks õpetajad võiksid mõelda midagi vildist südamete peale, kaunistuste peale või sellised käekoti kaunistused, kus erinevaid paelu kasutada, õmmelda, lõigata vildist detailid välja, et see lastele hästi meeldib. Ja see jagub sellest tegevust tükiks ajaks. Või teine variant on siis, et akrüülvärvidega värvida mingeid topse ja sinna peale teha salfrätitehnikat või erinevate pliiatsitega või siis marmoreerida. Et on sellised värvid, mida tupsutatakse vette ja igaüks siis saab oma kas paberilehe või siis ettevalmistatud topsikese sinna sisse panna ja sinna jääb ilus muster peale. Teie juurde võivad ju meisterdama tulla nii lapsed kui miks mitte ka õpetajad. Kui teie juurde siia grupiti tulla, siis mis on need tingimused ja kust tulevad materjalid? Meil on hästi erinevad, et meie juurde mahub ümber laua umbes 15 inimest ja kõik on kodulehel meil olemas tingimused ja kui on sira silmis ja teotahe, et võib meie juurde tulla. Kust sina soovitaksid kooliõpetajatel meisterdamisvahendeid osta? Et on selline tore pood nagu Hobi- ja kunstigalerii, kus siis on hästi palju erinevaid vahendeid müügil ja väga asjatundlikud müüjad, kes oskavad alati nõu anda, et õpetajatel võib-olla just on meelepärane, kui on sellised suuremad pakid, et jaguks kõigile värvi või liimi või mida iganes. Mida te täna siin lastega ette võtsite? No täna me lõikasimegi vildist südameid välja ja tegime sellised kotiripatsid ja siis veel tegime sõbrapäevakaardid. Kasutasime sellist embossing templi tegemist ja kuumutamist, et lastele meeldis. Kas selline aparaat on ostetav või saab seda ka rentida? See on ikka ostetav, et igaüks saab selle endale osta. Ja kõik need lõikurid juurde, mis lõikavad, siis täna lõikasime isegi vilti, need lõikavad nahka, isegi pappi, et kõik see on nagu tegelikult hästi pikaajaline investeering. Nüüd on lastel ees hoopis padjapüürid, mida nad värvivad. Eriti tore mõte ju lapsetuppa. Millega siin tegemist? Siin on siis nüüd tegemist väga vahva selline tore Eesti tootesari, kus on siis patjadel ja padjapüüridel, tekikottidel ja laudlinadel on peal meie oma laulusalmid või kallile emale või kallile sõbrale ja täna on siin ka veel lastel ees sellised padjapüürid, mida nad saavad ise värvida. Ja nagu ma aru saan, tuleb siit ka vaatajale väike kingitus. Ja, et see on ka nädala auhind siis ühele televaatajale, et on 3 voodipesukomplekti ja pluss siis selline laudlina, kus on juba peale joonistatud vahva mäng, seltskonnamäng, mida on hea lastega koos mängida. Nende auhindade kohta on täpsem info kodusaate Facebooki lehel, et jälgige Facebooki lehte. Kas selles kunst- ja hobigaleriis on sul ka mõned oma lemmikud tekkinud, millega näiteks tore nädalavahetuse meisterdamine kodus ette võtta? No lastele ikkagi on meeldinud fimosavi, millest saab siis meisterdada erinevaid kujukesi, töökulle või kutsasid. Fimosavi on hästi lihtne kasutada, käe vahel voolid valmis oma sobiva ja läheb supst jahju ja ongi lapsel tore ese valmis. Või siis teine asi, mida me tänagi kasutasime, et saab siin kaartide juurde kasutada, on kõik need erinevad juba valmis lõigatud paberist lilled. Seal on väga suur valik, et erinevaid saab panna selliseid kaunistuspärleid ja nööpe, et lastele väga meeldib, et see on just selline nädalavahetuse meisterdamine.